tere päevast kõigile ja mina olen Bianca Mankoid ja ma olen eesti keele õpetaja ja siis tõesti lõpetasin kasvuteaduste eriala Tallinna Ülikoolis ja et ma siia nüüd olen jõudnud kirjandusmuuseumisse vanadusest rääkima, et see on ka minu jaoks suur üllatus, et kuidas ma siia jõudsin. Aga tõesti, et siis minu töö pealkiri oli kasvatus kui fenomen Eesti vanasõnades ja ma integreerisin oma töös 2 valdkonda, folkloristikat ja kasvatusteadust ja selle algidee ma sain oma õppejõud siis Airi Liimetsalt. Ja töö uurimisprobleemiks oli küsimus, kuivõrd vanasõnas kajastuv argimõtlemist peegeldav arusaam kasvatusest on kooskõlas kasvatusteaduslike vastavate tõekspidamistega ja kasvatusteaduslik vaade võimaldab uurida vanasõnade kasutamist kasvatuslikel eesmärkidel või analüüsida kasvatuse fenomeni peegeldusi vanasõnades. Ja mina siis keskendusin sellele viimasele aspektile, sest tegelikult selle esimese teemaga, kuidas vanasõna kasvatatakse, on juba uurimustöid tehtud. Ja minu töö põhieesmärk oli siis välja selgitada, kuidas kasvatust kui fenomeni Eesti vanasõnades on kajastatud ja missugustes aspektides haakuvad argiarusaamad kasvatusteadusliku teadmisega. Ja põhieesmärgi jõudmiseks siis mul olid ka vastavad teoreetilise osaga seotud alaeesmärgid, mida on mõistetud kasvatuse all Eesti kasvatusteaduses ja mida kujutab endast vanasõna kui folkloorižanr ja argiteadmise väljendaja. Ja siis minu töös oli 4 uurimisküsimust. Millised kasvatuslikud aspektid tulevad vanasõnades esile? Kas ja kuidas on võimalik kategoriseerida ja piritleda vanasõnu kasvatuse aspektist lähtudes? Kuivõrd ja kuidas kajastuvad vanasõnades kasvatusmeetodid ja kasvatusliku reaalsuse ja kasvatuspraktikaga seonduvad fenomenid ning millised seosed on täheldatavad vanasõnade argiteadmise ja kasvatusteadusliku teadmise vahel? Ja nendest küsimused siis esimest ja 3. ma pean olulisemateks. Ja töös oli siis 4 peatükki, lisaks ka arutelu peatükk ja 2 esimest siis kasvatus kui fenomen ja vanasõnad kui fenomen on siis teoreetilised osad, siis 3. osas on siis juttu uurimismetoodikast ja 4. muidugi on tulemuste osa. Ja kasvatuse fenomeni juures siis ma vaatasin erinevaid kasvatuskäsitusi, siis ka kasvatusmeetodeid, siis oli üks peatükk argitarkusest kasvatusteaduseni ja ka lapse käsitlusest, mis on siis ajas olnud muutuv. Ja paar siis kõike ei kajasta, aga mõned siis asjad, mis on olulised kasvatuse fenomeni juures. Kasvatuse kui fenomeni käsitlemisel olid vaatluse all Eesti kasvatusteaduse levinumad kasvatuskäsitlused ja kõik enam toetusin sealjuures Peeter Põllu, Heino Liimetsa, Airi Liimetsa, Tiiu Kuurme ning Maie Tuuliku töödele. Ja kasvatusteaduses võib kasvatust käsitleda väga erinevalt. Võib käsitleda kui arengu juhtimist, arengutingimuste loomist, kasvamise saatmist, identiteedi loomist, sotsialisatsiooni, interaktsiooni, väärtustamist ja veel nii edasi. Seega pole kasvatus kui fenomen üheselt määratletav. Kasvatus on nii kasvatamine kui kasvamine ja oluline on siin ka kasvatussuhe, milles on osalised nii kasvataja kui kasvatatav, kes mõjutavad teineteist kasvatusprotsessis. Ja kasvatuseesmärkide saavutamiseks saab kasutada erinevaid kasvatusmeetodeid, näiteks eeskuju, käske, keelde, karistamist, kiitmist ja veel nii edasi. Ja kasvatusteadusest leiab kinnitust, et laps vajab reegleid ning norme. Juhitud ja distsiplineeritud kasvatatav peaks jõudma autonoomse enese kasvatuseni. Siis vanasõnade juures käsitlesin siis vanasõnade iseloomustavaid tunnuseid, semantikat ja kajastasin ka uuringuid kasvatusega seotud vanasõnade kohta. Ja
kõige siis tuntum kindlasti on Arvo Krikmani definitsioon vanasõnast. Vanasõna on traditsiooniline, lühike, didaktilise sisu ja poeetilise vormiga ütlus. Ja vanasõnad kindlasti väljendavad inimeste argiarusaamu ja muulgas siis saab ka infot sealt kasvatuse kohta ja väga tihti on need ka üsna vasturääkivad. Ja vanasõnad on mitmetähenduslikud ja nii ka mitmeti tõlgendatavad. Ja siis ühes alapeatükis uuringud kasvatuseks jaotud vanasõna kohta siis kajastasin ka mõningaid teiste siis uurijate töid. Ja sealt siis selgus, et laste temaatika on vanasõnades alati esindatud kõikide erinevate rahvaste vanasõnades ja sealt saab välja tuua siis ka ühised teemad. Näiteks pere ja laste tähtsus, laste iseloomujooned, pärilikkus, soolised stereotüübid, kasvatusmeetodid ja eesmärgid. Sealhulgas kindlasti on juttu alati ka karistamisest ja distsipliinist ja kõlbuskasvatusest. Ja oluline ka välja tuua, et õpetus läbi negatiivse kogemuse on vanasõna olemusse kuulub ja vanasõnad on tulemusele just suunatud. See tähendab siis, et viis selleni jõudmiseks on pigem kõrvalise tähtsusega. Siis oma materjali siis uurimistööks sain siis vanasõna raamatutest, e-andmebaasist Eesti Kirjandusmuuseumi vanasõna kartoteegist ja vanasõna on ju väga palju ja ma pidin siis seda materjali piiritlema ja tegema teatava valiku. Ja minu siis valimis on 655 vanasõna ja mille loend on ka siis töö lõpus olemas kategooriate kaupa. Ja vanasõna analüüsisin siis kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodiga ja analüüsimisel kasutasin ka arhiivist saadud vanasõnade kasutuskonteksti. Aga seda konteksti siiski oli seal oodatust vähem, kui ma arvasin. Ja analüüsi protsessis siis kujunes välja 4 suuremat kategooriat koos alakategooriatega ja kindlasti peab ütlema, et on kõik omavahel hästi seotud ja tutvustan siis neid kategooriaid siis kohe pikemalt. Ja tegin ka vastava skeemi mis nende seoste ja kategooriate kohta. Ja minu uurimistöö põhiküsimus oli siis, millised kasvatuslikud aspektid tulevad vanasõnas esile ja esimene kategooria on siis kasvatus ja kasvatamine. Ja tõin ka siis slaidile illustreerimiseks näiteid, et mõningad loen ka ette. Kohe peab ütlema, et kasvatuse all mõeldakse eelkõige laste kasvatamist ja seega on siis põhitähelepanu all just laste vanemate suhted ja vanasõnad kindlasti esitavad vanemate vaadet lastele ja kasvatusele. Ja laste suhtumine on erinev ja töölt poolt arvatakse, et lapsed kasvavad ise, polegi nende eest hoolt vaja kanda ja teiselt poolt jällegi nimetatakse seda kasvatamist raskeks tööks ja võib-olla ka kunstiks ja mis võib tuua kaasa ka muret ja vaeva. Et näiteks vanasõna kergem on põldu künda kui lapsi kasvatada, lapse tegemine mitte pole kunst, aga lapse kasvatamine on kunst. Ma oska isegi öelda. Ja kindlasti vanasõnad näitavad, et kasvatamisel tuleks arvestada lapse ealise eripäraga. Et last tuleks kasvatada õigel ajal, kui ta on veel vastuvõtlik ja mõjutatav ja õigeaegne õpetamine tagab lapse toimetuleku ka hilisemasse elus. Näiteks vanasõna väena vitsa, kui vits väändib. Ja samas on kohe juures hoiatus, et liiga tugeva jõudu ja sundi ei tohi kasutada. Näiteks vanasõna liikkõvertamine toob murdmist. Ja see samas on see üsna ebamäärane, mis õige aeg siis on, mis vanuseni tohib seda last siis seal füüsiliselt karistada, mis mitte. Et siin on vanasõna näide, kus siis öeldakse, et pikkuse järgi, et kui mahub ühtepidi või teistpidi, siis vastavalt sellele siis kas võib veel karistada või on juba see asi juba lootsetu. Ja siis kindlasti tuleb välja vanasõnadest, et vanematel on arusaam, et last saab vormida ja juhtida,
ja laps vajab kasvataja juhendamist. Näiteks vanasõna, kust üks hea puu tahab sünnitada, see annab ennast painutada. Ja seega mõnedes vanasõnades võib näha kasvatusteaduslikku mõtet lapse kasvatusvajadusest ja arenemisvõimelisusest. Ja kasvatusteaduse järgi ei lõppe kasvatus mitte lapse eaga, vaid on pidev elukestev protsess. Ja viimane siis alakategooria selles peatükis on siis seotud õppimisega, on kasvatuslik õppimine ja vanasõna järgi saab ka õppimist kasvatusena käsitleda, et kasvatusteadus lööb ka mõte, kus on õpetus, seal on ka kasvatus. See mõte kuulub Eino Liimetsale. Ja üldistel saab öelda, et inimese areng on vaadeldav protsessina, mis kestab kogu elu. Et kõige olulisemad õppimisaastad jäävad noorusaega. Näiteks vanasõnad, kuidas sa noorelt kasvad, nenda sa vanalt jääd. Inimene õpib hällist kuni hauani ja ilmakool on kõige targem. Et viimane vanasõna siis ütleb meile, et kõige parem õpetaja on justkui elu ise. Ja mõttetarkused siis rõhutavad, et õppimisprotsessis ollakse ise aktiivne tegutseja ja enda kasvataja. Ja kokkuvõttes on vanasõnades esitavaks ideaaliks ehk siis selleks tulemuseks eluaegne õppija. Siis järgmine kategooria on kasvataja vaade ja vanasõnade varal selgub perede stereotüüpselt traditsiooniline rollijaotus. Ema on siis hoolitseja ning aitaja, temast sõltub pere kliima ja isa on autoriteet ja pere toitja. Näiteks vanasõna isa on pere leiva tugi. Et seega ema on armastust jagav ja helle, isa ka karmim ja autoriteetsem. Näiteks vanasõnad isa sõna enam kui ema vits, ema lööb kui lõngakeraga, aga isa lööb kui raudhaamrega. Ja seega vanasõnad peegeldavad patriarhaalse ühiskonna võimusuhteid ja arusaamu. Aga kasvataja tõuseb esile just ema roll peres. Näiteks ema armastus on kõige suurem, ema arm tõmbab merepõhjast välja ja siit võib järeldada, et ema osa on koduses elus ja lapse kasvatuses kõrgemalt hinnatud. Ja ka kooli ajaloost on teada ja haridusajaloost, et just emad olid lastele esmased kirjatarkuse andjad. Ja siin kõrval on ka näide Soome vanasõnadest, et kus on just ka täheldatud, et vanasõnu on kasutanud rohkem naised ja siis ka kasvataja on olnud siis tähtsamad. Ja vanasõnade hulgas on eraldi teemarühm, kus vastandatakse oma ja võõrast. See tähendab siis peamiselt ema ja võõrasema. Ja siin siis kindlasti eelistatakse oma võõrale, vaatamata siis koduse elu puudustele ja probleemidele. Näiteks parem on ema vits kui võõra ema võileib ja selles teemarühmas on üsna palju vanasõnu. Ja vanasõnad emast ja võõrasemast haakuvad muinasjuttude ja rahvalaulude vaeslapse temaatikaga. Ja kui siis võtta kokku need emaga seotud vanasõnad ja siis veel see võõra ema ja ema vastandusega seotud vanasõnad, siis emast on kindlasti rohkem vanasõnu kui isast. Et sellest on, nagu võiks järeldada, et see ema on siis ikkagi olulisem lapse kasvatuses. Nii, ja siis vanasõnas nõutakse ka vanemate austamist ja nende vastu astumine toob tõsiseid tagajärgi. Näiteks vanasõna, kes vanemaid ei austa, see õnne ei leia, kes isa ehk ema lööb, selle käsi kasvab hauast välja. Siis vanemad on lastele esmaseks eeskujuks ja eeskuju abi kasvatamine on oluline kasvatusmeetodina ja seda tõstab ka selle teemarühma suur arv. Ja vanemad võivad lastele avaldada nii head kui halba mõju ja oma osa on nii pärilikkusel kui kasvatusel. Näiteks vanasõnad, kuidas känd nõnda võsu, mis vanemad teevad, seda lapsed näevad. Ja vanasõnades siis ilmneb ka sooline eristamine, et stereotüüpse ettekutse järgi mõjutab ema rohkem tütart ja isa poega. Näiteks, kuidas isa ees, nõnda poeg taga.
varss oppis vanast märast, tütar imest. Ja alati ei järgi lapsed oma vanemaid, seda nii positiivses kui ka negatiivses mõttes jällegi. Et näiteks olgu isa sikk või ema kits, kui aga ise mees olen. Või siis pojast polv muutub. Aga tuleb siia juurde siis märkida, et ikkagi enamikel nendel eeskuju vanasõnadel on rohkem siis selline tendents, et lapsed on paremad kui vanemad. Et vanemad on küll annavad negatiivset eeskuju, aga lapsed ei järgi seda. Ja kokkuvõttes on kasvatusteadlased pidanud nentima, et kuigi peremudelid on ju tänapäeval juba muutunud, on vanemate autoriteedi suhtena esinev rollimudel jäänud ikkagi alles. Ja siis järgmine kategooria on kasvatatav ja kasvaja. Ja argitarkuse stereotüübi järgi on vanem ja laps enamasti alluvussuhtes. Vanasõna järgi on peres laste olemasolu tähtis. Näiteks vanasõna latsum tarõ ilo, põrsum muro ilo. Aga lapsel on madal staatus, talt oodatakse allumist ja sõnakuulmist. Näiteks oma lapsega võib kõik teha, löö ehk lükka. Ja lapsele ei anta sõnaõigust ja tema arvamust ei küsita. No väga tuntud vanasõna, laps räägib siis, kui kana kuseb. Ja muna on targem kui kana. Et sellest munast kanast tahaks natuke pikemalt rääkida. Et vanasõna muna on targem kui kana ja teine võimalus on kana on targem kui muna. Võiks mõista kui laste vanemate vastastikust kasvatamist ning õpetamist. Ja vanasõna muna on targem kui kana järgi saaks vaadata lapsi kui eelkäijatest targemaid järeltulijaid, siis kasutuse järgi on rõhk olnud ikkagi selle mõtte iroonisel tõlgendusel. Ja lapse tahtesse olla targem, iseseisvam ja oma arvamusega suhtutakse pigem pilkavalt. Ja õpetajaks jäävad ikkagi lapsevanemad ja lapse ja vanema võrdset suhet siin nähtavale siiski ei tule. Et see alussuhe ikkagi säilib. Aga samas antakse vanasõnas ka võimalus, et lapse suust võib kuulda ka tõtt. Et see on seal olemas. Ja vanemate on selge ettekujutus, milline peaks laps olema ja parem laps on ikka see, kellega ei ole probleeme. Näiteks vanasõna sõna kuulmata laps on vanematele kirstunaelaks. Siis vanasõnas ilmneb ka soolisi erisusi. Pojad on perekonna eelistatud seisundis. Seda võib arvata, et nemad olid ka tugevam tööjõud ja aga nad jäid ju, vähemalt üks poegas jäi ju ikkagi koju tavaliselt. Aga siis näiteks vanasõna tütarlapsed tühjad asjad, pojad, need on mehed. Ja siis samas kõrval siis tütardele esitatakse mingisuguseid erilisi suuremaid nõudmisi. Tüdrukute headeks külgedeks peetakse töökust, tagasihoidlikkust ja leplikust. Näiteks tüdrukud ei küsi, olgu ta sunt ehk sant, tütarikke tööinime, epõle, ilupärane. Ja siit võib välja tuua ka mitu aspekti, et töökal tütarlapsel oli hea võimalus mehele saada. Teine aspekt seostub naissoosse suhtumisega üleüldiselt, ehk siis välja tulevad nagu soolised stereotüübid ja samas võivad need vanasõnad tüdrukute kasvatamisel ennetada stereotüüpsed ettekujutust naistest kui lobisevatest, uudishimulikest ja sõnakatest olenditest. Ja samasugust suhtumist on täheldatud ka fraseologismides. See tähendab, et ülemäärane jutukus on soolise erisusena iseloomustanud just naisterahvaid. Ja siin on siis selle kategooria all viimane alakategooria kasvav inimene. Et võtame ka, et laps on ikkagi ka inimene ja siin on siis kategooriale on toodud siis inimesi seotud vanasõnad. Ja neid on suhteliselt väike arv ja vanasõnad tõdevad inimesed ja nende võimed on erinevad. Ja kuigi vanasõnad räägivad eluaegsest õppimisest ja kasvamisest, siis argitarkusest tuleneb, et areng saab toimuda teatud piirides. Näiteks igal linnul oma laul, kõik tiivad ei kanna ühe kõrgusele. Ja samas vanasõnad esitavad ideaali, kuhu pürgida. See tähendab, et end tundma õppida ja saada
seal siis sel juures paremaks inimeseks. Näiteks vanasõna õpi iseennast tundma. Ja siin on näha seosed kasvatuskäsitlustega, näiteks Ari Liimetsa kasvatuskäsitlusega. Endast teadlikuks saamine eeldab oma tegevuse mõtestamist ja eneseanalüüsi. Ja iga refleksioon sisaldab kasvatuslikku mõõdet ehk küsimist, kes ma olen. Nii, 4. kategooria on kasvatusmeetodid. Ja vanasõnas ongi väga suur rõhkus meetoditel. Siin ma juba eeskujudest rääkisin, ka see on kasvatusmeetod. Ja siin tulevad siis esile just negatiivsed kasvatusviisid ja need on ülekaalus. Ja kui räägitakse karistamisest, siis kahjuks just eelkõige mõeldakse füüsilist karistamist. Ja sellised siis negatiivsed kasvatusviisid on kindlasti üsna igapäevased, loomulikud ja peetakse need ka tõhusaks. Näiteks vili ei kasva vihmata, latsi ilma vitsata ja vitsaga peksmine last ei tapa, et pole hullu, lapsed kannatavad kõik välja. Ja levinud on arusaam, et ilma füüsilise karistamiseta korralikku last nagu ei kasvatagi. Ja kehalise karistamisel on distsiplineeriv eesmärk. Karistamist vajas üldjuhul sõnakuulmatu käitumine. Näiteks vits kasutas häälatse, anna kutsikale vitsu, et ta koeraks ei kasva. Ja viimase selle näite põhjal saab vanasõnades avalduvat pidada ka ennetavaks käitumiseks, kus hilisemate probleemide ärahoidmiseks kasutatakse kehalist karistamist. Aga sel juhul näitab karistamine vanemate armastust ja hoolimist oma järeltulija tuleviku eest. Ja tavaliselt, kui räägitakse kasvatamisest, siis mõeldaksegi tihti kohe karistamist. Ja siis ma olen ka töös kasutanud Mattias Johanneiseni vanasõna väikest raamatut, kus on eraldi peatükk, kõik koos, kasvatus, karistus. Need on nagu ühesed asjad. Aga samas kõrval on siis ka vanasõnu, mis siis räägivad armu hirmu tasakaalus hoidmisest ja veelgi vähem on tegelikult vanasõnu, mis siis üldse karistamist ei poolda. Ja näiteks siis vanasõnad lapsele anna hirmu ja armu ja hea laps kasvab vitsata. Aga neid siis selle karistamise vastu olevaid vanasõnu ja mis räägivad ka sõna sellisest suurest jõust, siis neid on kahjuks vähemuses. Ja natuke ma räägin siis hirmust ja armust siis natuke pikemalt. Et hirmu armu seosed on siis mitmetes vanasõnades esindatud ja siis Ene Vainiku töödest siis olen välja toonud, et sõna hirmul on siis vanem tähendus karistuse, ihunuhtluse ja peksuna. Ja arm siis peaks väljendama hierarhilist suhet, see tähendab ülalt alla osutavat kaitset ning halastust. Ehk siis, et vanasti nagu armastuse sõna ei tuntudki, et olid siis arm, see hierarhiline suhe ja siis armud, mis siis väljendas sellist kiindumust. Nii et siin vanasõnas on see, et arm. Ja siis ka seega, kui sõna hirm võiks assotsieeruda ähvardamise, sundimise, noomitusega ainult, et ei viita kohe otseselt füüsilisele karistamisele, siis tegelik tähendus kahjuks väljendab otseselt ikkagi ka füüsilist karistamist. Nii et siis nad lähevad kõike selle karistamise vanasõnade alla kahjuks need hirmu armu vanasõnad. Et on vaja mõlemat, aga see hirm peab ka seal olema. Ja siis ühe kasvatusmeetodi vaatasin ka kiitmist kui tunnustamise meetodit. Ja kohe peab ütlema, et lastega seotud kiitmist on üsna vähe vanasõnades. Ja ma vaatasin siis üldiseid tendentse sinna juurde ja saab siis üldiselt tendentsina öelda, et kiitmist heaks mõjutamise viisiks ei peeta ja kiitmist peaks olema pigem vähem ja läbimõeldult. Ja näiteks vanasõnad laps ja loll tahavad kiita ja kass tahab silitada ja ikka töö ja teu järgi tuleb kiita, mitte pilli ja piu järgi. No see esimene näide näitab ka seda, et umbes, et see on rumal, kes tahab kiitmisteks või laste juures ei olegi midagi, mida üldse kiita või kiitmisväärset. Ja ka tänapäeval on see sama teema, räägitakse, et lapsi kiidetakse vähe, et peaks seda rohkem tegema, nii et see juba tuleb vanasõnadest juba see sama tendents välja.
Ja kasvatusmeetoditest rääkides saab paralleele tuua peamiselt Peeter Põllu ja Maie Tuuliku kasvatuskäsitlustega. Ja siin ma sain paralleele tuua siis Peeter Põllu välja toodud parandus- ja hirmutuse teooriaga, et lapsi siis karistatakse tema käitumise parandamise eesmärgil või siis ka hirmutamiseks, siis ärahoidmiseks teiste siis sellist üleastumisi. Ja kasvatusteadlaste hulgas jäävad karistamise pooldajad kindlasse vähemusse. Et siis saabki, kes arvavad, et võiks natuke karistada, ikka füüsiliselt on siis needsamad, siis Peeter Põld ja Maie Tuulik. Ja samas rõhutatakse, et laste ja vanemate vahel peaksid olema lähedased ja austavad suhted. Siis ei tunne laps ka karistust ebaõiglasena. Et see on siis selline kasvatusteadlaste vaatekoht, aga vanasõna järgi me ei tea seda, et kas need suhted siis sellised just olid, et kuidas laps ennast karistatavana tundis. Ja vanasõnadest olulised kasvatusmeetodid, näiteks eeskuju karistamine, näitavad ka vanemate vastutuse tähtsust. Tol ajal siis varem, mis tänapäeval on juba pigem jagatud erinevate institutsioonide, näiteks laste ja kooli vahel. Et vanemad ei olnud vähemalt ükskõiksed oma laste vastu. Ja siit tuleb siis välja selline eristamine, et kasvatamisel on negatiivne tähendus variant laste kasvatamisel, et vanasõnas esineb laste kasvatus pigem jõulise mõjutus- ja sunnivahendina ja siis õppimisel on siis positiivne kuvand sinna kõrvale. Ja vanasõna järgi on lapse kasvatamine normatiivne, kindlatele tulemusele suunatud ning vähe lapse individuaalsust arvestav. Siis inimese õppimine ja nõnda ka kasvatamine on esitatud pigem protsessina ja igaühe erinevusi aktsepteerivana. Ja ma siiski millegipärast arvan või ma olen ka sellised akte kohanud, et ka tänapäeval mõned inimesed arvavad, et kui räägiks kasvatamine, siis see on siis midagi väga sellist karmi ja sellist sundi ja siis lapsi ahistavat tegevust. Et ma võin siia kõrval tuua, et siin meedias keegi rääkis oma suhetest lastega ja siis ta väitis, et mul on lastega väga head suhted, meil ka abikaasaga, aga siis me oleme seadnud lastele piire, aga kasvatanud me neid ei ole. Jumala pärast ärge arvake seda. Nii et see ka ütleb midagi juba. Ka tänapäeval ei ole see huvi kadunud see arusaamine. Ja siis mõned näited kasutusfunktsioonide kohta, et eraldi mul see töös esile ei tule, aga kuna ma siis kasutasin ka kasutuskonteksti seal analüüsis, siis seal on see näha, et mis olukorral siis on vanasõnu kasutatud. Ja muidugi on need võimalused väga laialdased ja mitmesugused. Vanasõnad võivad olla oletuseks, õpetuseks, juhtnööriks, sihiks, hoiatuseks, õigustamiseks, järelduseks, ka argumendiks, et juba nagu vanasõnad juba ütlevad, või lihtsalt kõne ilmestamiseks. Ja võib-olla need kasutusvariante on rohkemgi veel. Ja suure hulga mõne variantiga vanasõnade kohta sellist kasutusinfot arhiivist ei saa. Et kui ma tööd alustasin, siis ma arvasin, et võib-olla on seda kasutuskonteksti rohkem, mida ma saan kasutada, võib-olla sellele isegi oma töö üles ehitada, aga tegelikult olen kõik võtnud kõik vanasõnad, mis on ka ühe variandiga vanasõnad oma siis valimisse ja seda kasutuskonteksti on ainult nende siis suuremate vanasõna variantide juures. Ja paar näidet on siis siin olemas. Et esimene näide näitab, et tõesti need, millest mina siis räägin, et vanasõnad, mis kajastavad mingi kasvatusaspekti, et neid ka kasutati ka kasvatamisel, neid samu vanasõnu samuti. Ja nende siis suuniste järgi sai kasvatada lapsi. Ja siis teise puhul, teine kontekst on siis, et siis kogu ajalt on saadud siis infot, et vanema kaitses meid, ütles alati emale, kuule tütar, ütlen sulle, vilets vitsal peksetakse, õnnis suule õpetakse. Et see on siis see vanasõna, siis vilets vitsal peksetakse, õnnis suule õpetakse. Ja siin siis selles näites selgub, et vanasõnu kasutati ka halva teguviisi ärahoidmiseks. Ja ma ei ole siin ka seda maininud, et on teada, et varasematel juhtudel üldse kasutuskonteksti ju ei kogutudki,
et üle saab rääkida alles 60 aastatest, millal siis on see sinna ikka kartoteegis võib seda leida. Et enne see lihtsalt tähelepanu ei pööratudki, aga täna ollakse väga hea info tegelikult varasemate siis nende vanasõna kasutuste üle hinda või otsustamiseks. Ja siis alustame klišeega, vanasõna mõttevõti ja siis kokkuvõtteks saab öelda, et vanasõnad haakuvad teatud kasvatusteaduslike käsitlustega, eriti nendega, mis pärinevad behavioristlikust mõtlemiskontekstist ja saab välja tuues 2 põhilist tendentsi kasvatus- või venavaini kajastamisel, et peamiselt on siis kasvatusest kui arengujuhtimisest kasvatusmeetodite abil räägitud ja teiselt poolt on siis vanema ja lapse kasvatussuhtest, milles siis lapsel on paraku madalam allutatu positsioon. Ja kõige enam ilmes vanasõnas põllu- ja tuulikukasvatuse käsitlusi siis kasvusteadlaste hulgast, aga ma olen saanud ka viited teistele siis teha viited ka teistele kasvusteadlastele. Ja kindlasti nii vanasõnad kui ka kasvatusideed on siiski seotud oma aja sotsiaalse ja kultuurilise kontekstiga, et see on siiski nendest arusaamine on ajas muutuv. Ja vanasõnad toovad esile inimeste traditsioonide toel edasi antud ja püsinud stereotüüpsed ning sageli mustvalgeid argiarusaamu. Ja vanasõna põhjal ei saa luua nii-öelda tervet kasvatussüsteemi, aga on võimalik välja tuua teatud sotsiokultuurilised tendentsid. Et seda ma siis oma töös püüdsin ka esile tuua. Ja lõpetuseks võib öelda siis, et vanasõna ei ole kindlasti surnud arhailine žanr ja tänapäeval ka siis iga inimene võib leida vanasõna varamust endale sobiva vanasõna ja ka siis või neid siis natukene muuta endale sobivaks. Ja seda siis ka on tänapäevased siis vanasõna uurimused kinnitanud, et vanasõna on täiesti elav ja muidugi ka ikkagi muutuv žanr. Ehk siis nagu vanasõna ütleb, et vanasõna jääb ikki, ega vanasõna ei mädane. Ja siis ma kiidan ka oma juhendajat, Piret Voolaidu kindlasti, kes andis väga õigeid õpetusi ja sest minu jaoks on see ikkagi võõras eriala, et see vanasõna teema ja Piret oli kindlasti väga hea motiveerija, et ma sain ikka selle töö lõpuni. Ja et ma tänan tähelepanu eest ja loodan, et te ka ise kasvasite selle ettekande jooksul. Aitäh, Teonka!